Tere, ilusat hommikupoolikut. Ma näen, et kõik huvilised on saabunud kohale ja mul on siis võimalik alustada tänast sellist kaasaja tasemel konverentsi, mille korraldajateks on Eesti Parkinsoni Liit ja Tallinna ja Harjumaa Parkinsoni Selts. Tänane konverents on pühendatud Parkinsoni tõvega seotud teadusele. Meil on võimalus täna saada teada maailma tasemel teadlastelt, kuidas Parkinsoni tõbi on tekkinud, kuidas ta on levinud meie seas ja kuidas me ennast tunneme. Ja see kõik põhineb teadusel. Eesti Parkinsoni Liit oma tegevuses ongi püüdnud nagu teadvustada ühiskonnale selle Parkinsoni tõvega seotud probleeme, aga ühtlasi oleme püüdnud ka oma liikmetele, perekonnaliikmetele anda teada, mida see haigus tähendab ja kuidas sellega kohaneda. Tänase konverentsi eestvedajaid on mitmeid olnud ja nendega me veel kohtume järgmise ettekannete järgselt, aga tehniliselt ma tahaks ütelda praegu seda, et meil on võimalik siis neid ettekandeid teile tõlkida venekeelsetena, selleks on teil siis olemas kõrvaklapid ja sinna siis on kuulda venekeelset tõlget esimese ja teise ettekande järel. Ja samal ajal pärast seda, kui meil on ettekanded läbi, on meil võimalik siis ka läbi viia väikene diskussioon ja diskussiooni järgselt on meil siin raamatukogu kohvikus võimalik teile pakkuda kerge eine, et te jõuaksite koju tagasi minna. Ja selleks, et asjad oleks nagu ühekülgselt ei oleks, siis mina oma erialalt olen närviarst, aga Parkinsoni Liit tegelikult ju ühendab haigeid ja selleks on mul siis võimalus anda mikrofon korraks üle Tallinna ja Harjumaa Parkinsoni Seltsi juhile Hinno Puhmile. Aitäh, et olen siis teie saatusekaaslane Parkinsoni alal, et mina olin kunagi natuke kiirem poiss, kui ma praegu olen. Ma arvan, et ma olin isegi kiirem kui võib-olla järgmine esineja, kes meil on Mart Saarma, kellega kunagi sai koos korvpalli mängitud. Mina mängisin siis TPI satsi eest ja aasta oli siis 68 või oli see 67 igatahes. Sealt on meenutada seda, et Saarma oli terav poiss ja ega me siin neid katseid järgi ei tee enam ja videosid ei ole kuskilt ka võtta, see selleks. Aga tahaks vist tervitada teid, et kes te olete hommikul tulnud siia. Tõesti, kui me võtsime maha selle variandi, et me teeme massiliselt reklaami oma üritusele, siis meil oli alguses soov, et oma 150 inimest siia kokku kutsuda ja oleks vast õnnestunud ka, kui oleksime teinud massiliselt reklaami, aga COVID tuli vahele ja nüüd oli asi selles, et kas on 50 inimest koos või ei ole. Mina arvan, et meid on 45 siin parajasti, umbes sinna kanti. Aga see selleks. Aga et nüüd jooksengi oma
jutuga nagu öelda rappa ja on hea näide sellest, et kuidas üks Parkinsoni haige inimene hakkab jutustama. Minul on diagnoositud Parkinson 6 aastat tagasi ja niisugune ma nüüd olen. Siin ükskõik, et ilmselt meie arstid ja meditsiiniline personal teevad meie jaoks täitsa maailma tasemel ravi. On siiski peame tõdema, et kui siin näiteks AIDSil haigusel on vist vahepeal, mis oli loeti surmahaiguseks, vahepeal 3-4 uut ravimit tulnud, siis meie haigusel ei ole niisugust asja veel olnud, aga jääme siis selle juurde, et ootame ära selle aja, millal tuleb ehk niisugune aeg, et nagu ütles Mart Saarma pool aastat tagasi, et 5 aasta pärast te võite minna apteegist ja osta ravimit omale. Aga ta ütles juurde veel seda, et tegelikult peavad tema töökaaslased teda lõputuks optimistiks muidugi ja võib-olla tuleb siiski 5 asemel lõpetada või mõelda, et 7 aasta pärast on meil ravim. Aga sinnapoole me liigume ilmselt. Nii et suur tänu, et olete tulnud kohale siia ja edukat konverentsil viibimist. Aitäh Hinnole. Nagu te aru saite, et see konverents on paljugi seotud selliste isiklike kontaktidega ja teadma saamine on nagu oluline asi elus. Siiski praegu mul oleks võimalik sisse juhatada järgmine ettekandja või esimene ettekandja meie konverentsil, professor Pille Taba Tartu Ülikoolist, kes on õppinud Tartu Ülikoolis arstiks, omandanud närviarsti elukutse, kes on kaitsnud oma teadustöö Parkinsoni tõve vallas ja tegelikult on tänaseks päevaks kujunenud välja maailmatasemel Parkinsoni tõve spetsialistiks, teadusuuringuks ja veab kogu meie Tartu Ülikooli teadusuuringuid Parkinsoni tõve vallas ja on kasvatanud üles mitu põlvkonda noori teadlasi Parkinsoni tõve alal, aga ka on ta kõiki närviarste õpetanud aru saama Parkinsoni tõvest. Nii et palun, Pille, võimalus on meil siis kuulata, kuidas Parkinsoni tõbi on meil näha ja kuidas inimesed ennast tunnevad. Aitäh sulle!